Tere! Mina olen Merike ja tänastes õmblusjuttudes tahaksin ma teie ette tuua ühe teki loo. Õmblen praegu oma Eesti koju ühte suurt tekki elutoa diivanikatteks. See ruum on suur ja valge, seal on aknad 4 küljes, seal on palju valgust ja õhku ja sellepärast tuleb see tekk ka päris värviline ja särtsakas, see tuleb diivani peale, kuhu kõik võivad istet võtta, mida palju kasutatakse. Ja siin ongi siis minu selline energiapomm, mis ma välja mõtlesin. See on siis õmmeldud ribatehnikas ja lähemalt ma tutvustangi seda. Kui ma hakkan seda tekki õmblema, siis on kõigepealt vaja ideed, mis mind sütitab. Ja siis ma mõtlen välja, mida ma soovin, millised on tehnikad, mida ma soovin kasutada, millised on olemasolevad materjalid. Mulle meeldib kasutada vanu materjale ja tihtipeale on need kangad, mis mul on väga hästi laagerdatud. Need on juba olnud eelnevalt mingid rõivad või on lihtsalt vanemad kangad, mis on üle jäänud mingitest eelmistest projektidest. Väga harva ostan ka uusi kangaid. Esmalt siis sorteerin oma kangavaliku ja pean plaani. Kõige aluseks on hea plaan ja rehkendus. Sellepärast siis arvutasin välja oma teki suuruse, oma ruutude suurused ja arvu, mida läheb vaja. Minu teki suuruseks tuleb 220 x 140. Üksikute ruutude suuruseks tuleb vastavalt minu joonlaua suurusele 18 x 18. Nii et mul on siis vaja 12 x 8, see teeb 96 lappi. Ja kõik need tähtsad numbrid panen oma raamatusse kirja, et need kuskile kaduma ei läheks. See oleks siis esimene asi. Ribatehnika on selles suhtes huvitav, et sinna saab kasutada ka kõige peenemaid ribasid, aga on tähtis siis, et see töö jääks ikkagi stabiilne ja sellepärast õmmeldakse need kangaribad aluskangale. Aluskangaks võib kasutada kõike võimalikku, tähtis on ainult see materjali paksus ja et oleks puuvillane kangas, et seda saaks hästi triikida. Ja sinna lähevad siis loosi näiteks voodipesu, kardinad, vanad triiksärgid, vanad kangad, mis enam ei meeldi, need kõik võib siis kasutada ära alusriieteks, nagu näha siin laua peal ülal. Ja siis ma olen valmis pannud ka juba oma värvilised kangad, mis lähevad siis siia teki peale. Et ka need on enamasti väiksemad tükid, mis mul kasutada on ja neid ma siis järjest lõikan ja kasutan. Kasutan siis väga mitmesuguseid puuvillaseid kangaid. Kangad on valitud, kangad on triigitud ja hakkasin lõikama. Loomulikult ei pea kogu teki materjali korraga valmis lõikama, vaid ikka niimoodi tasa ja targu, järk-järgult vaatama, et oleks selline üldplaan, mida ma tahan teha ja et kõik omavahel kokku sobiks ja siis saab järk-järgult lõigata ja kohe siis paika panna. Kõigepealt lõikasin valmis siis alusriided 20 x 20 sentimeetrit. Siis lõikasin valmis sellised kiilud, mis läheb selleks esimeseks ribaks, sest ma tahaksin teha sellist tähemustrit, et 4 lapi kohtumiskohal
tekiks siis selline täht. Ja siis lõikasin sellise kiilu siia keskmiseks ribaks. Selle laiuseks on siin alguses 5 cm, pikkuseks 25 cm. Selle ruudu diagonaaliks on 30 cm ja selleks, et see täht tuleks selline teravatipuline, on tähtis, et siis see kiil oleks lühem kui diagonaal, sest muidu see kiire ots kaoks siia õmblusesse ja siis see jääks tõmbiks. Siis paneme siis selle esimese lapi paika ja teistest kangastest lõikan ribad laiusega kuskil 3 või 4 cm, 3,5 cm umbes ja ka vastavalt sellele, kuidas seal muster jookseb ja kuidas kangas käitub. Mõned kangad on siin pehmemad, mõned on tugevamad, et siin saab ka saavutada väga erinevaid efekte. Kindlasti on teile silma torganud, et mul on joonlaudade peal sellised imelikud markeeringud. Ma kasutan selliseid kleeplinte nagu washi tape, sellised paberkleeplindid, mis ma just kleebin siia joonlao peale, et lõigata siis kitsamaid ribasid, et ma täpselt näen, kui lai see riba peab olema, et neid saab siia suvaliselt peale kleepida ja jälle ära võtta, et see on selline väga hea nipp just kitsaste ribade lõikamiseks, kui on vaja palju ühesuguseid kitsamaid ribasid või mis iganes mõõte saab selle laia joonlao peal hästi markeerida siis selle paberteibiga. Nii, ribad on lõigatud, kui ma lõikan siis need ribasid järjest juurde, nagu tuleb ja kinnitangi siis esimese riba nööpnõeltega siia lapi peale ja vaatan, et mõlemad jookseksid täpselt siia ilusasti diagonaali teise nurka. Kinnitan selle riba, 2 esimest riba nööpnõeltega ja järgmise sammuna võibki siis kohe siit õmmelda 0,5 centimeetrise õmblusvaruga ja pärast õmblemist lahti triikida. Ja niimoodi see ribatehnika siis käib, et tuleb üks riba teise järel aluskanga peale kinnitada, õmmelda ja triikida. Nii, paar päeva hiljem ja nüüd on mu lapid valmis õmmeldud. Nagu välja arvutatud, on mul vaja 96 lappi ja siin see virn ongi. Minu eesmärk oli kasutada sobivaid kangaid, aga mitte osta uusi kangaid juurde. Nii et sai siin lipitatud ja lapitatud kogu hingest. Aga mul on hea meel, et kangavarud vähenesid ja materjalist kenasti välja tuli. Nüüd on vaja need lapid õigesti vormi lõigata. Kui nad on valmis õmmeldud, siis nad on esialgu sellised. See on siis tagumine pool, see on esimene pool ja nüüd on vaja lõigata. Et tulemus oleks selline 20 × 20 centimeetrit. Mul on oma töös ka selline rituaal, et kui ma alustan mingit suurt lõikamist, siis on väga tähtis, et lõikenuga oleks hea ja terav. Ja kõigepealt siis vahetangi ära selle lõikuri tera. Ketaslõikur on lapitöö tegijale väga hea abiline, aga ettevaatust, see on väga terav. Ja kui see lahti võtta, siis on ka palju jubinaid ja pärast on vaja see uuesti kokku panna, nii et lahti võtmisel mitte visata kõiki asju ühte hunnikusse, vaid panna nad õiges järjekorras. See tera on siis kasutatud, seda võib kasutada veel edaspidi näiteks paberi või papi lõikamiseks, nii et selle võib alles hoida, aga ettevaatust
need terad on väga-väga teravad. See on selline hea rituaal enne suurema töö alustamist, töövahendid korda teha, et saaks suure rõõmuga tööle asuda. Ja vahel on ka huvitav näha, kui palju ja mida on kasutatud. Nii, nüüd on lõikur jälle uuesti töökorras, võib lõikama hakata. Ma kasutan ju palju vanu materjale ja siis näiteks ka siia teki tagumise poole jaoks kasutasin ka mitmeid särke ja siia ma olen kokku kogunud kõigi nende triiksärkide nööbid, mis mängu läksid. Või näiteks siia pudelisse olen kogunud niidirullide põhjad, mida ma kasutasin siis õmblemiseks. Pärast on hea vaadata. Ja nüüd lähebki siis lõikamiseks. Nagu öelda, on väga hea, kui on täpselt õiges mõõdus joonlaud või siis ma olen kohandanud oma kõik tööd selleks vastavalt oma käesolevate joonlaudade mõõtudele. See on siis 20x20. Ja nüüd ma lõikan kõik need ruudud, kõik need lapid, kõik need 96 lappi õigesse mõõtu. Ja valmis. Nüüd on siis kõik need lapid põrandale mustrisse laotud. Ma olen väga tänulik, et mul praegu selline põrandapind kasutada on. Järgmiseks on vaja need lapid oma vahel ühendada. Selleks, et see muster nüüd segamini ei läheks, on tähtis lapid nummerdada ja mul ongi siin sedelite peal siis nummerdatud 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 11 ja siis ühendan need lapid nüüd omavahel ribadeks ja siis õmblen ribad omakorda kokku. Ongi tekipealne kokku õmmeldud. Praegu näete siin tagumist poolt. See näeb ka päris hea välja. Nagu näete, on siin kasutatud mitmeid triiksärke ja muid kangaid, mis on siin omale hea koha leidnud. Tada! Siin on siis teki pealmine pool. Siin on nüüd kõik kokku õmmeldud. Järgmisena tuleb korralik triikimine, kus ma veel vaatan, ega kuskil mingeid auke ei ole ja nokin igasugused niidiotsad ära, kontrollin, et kõik oleks puhas ja korrektne. Selle teki alumiseks pooleks tuleb üks flanellkangas. See on ühest kardina õmblemisest ülejäänud kangatükk. Nüüd õmblesin valmis teki tagumise poole selle suure sinise kanga. Järgnevalt siis laotasin need mõlemad teki osad põrandale siledalt laiali, paremad pooled vastastikku. Nüüd kinnitan need nööpnõeltega, jätan ühele küljele umbes 40-50 sentimeetrit ruumi pööramiseks ja siis lõikan ära üleliigse sinise kanga, nagu siin on näha, ja õmblen need tükid omavahel kokku.
minu hommikutäht saigi valmis ja jääb nüüd suve ja Eestit ootama. Rõõmsate kohtumisteni, nägemist!